nii, hello, hello. Ma unustasin oma tripoodi Scotti juurde, nii et telefon seisab niimoodi väga ehku peal. nii, ma loodan, et mind on kuulda, sest peaks ikkagi olema, aga esimene vaataja, kes vaatama tuleb. Kui keegi peaks kunagi tulema, ma lähen toon oma emotsionaalsed kommid ka. Ikka kuidagi nagu laiali olen igal pool. Kohe toon emotsionaalsed kommid ka. Siinsamas kotis. Siinsamas. Nii. Emotsionaalsed kommid ja täna mul on siis elevandi taust. Selle ma haarasin meil on turukott, kus meil on nagu laualinad ja värgid ja siis see muudkui seisis seal põhjas. Mina mõtlesin, ma võtan selle nüüd omale videote jaoks, paneme rohkem keskelega. Nii, Scott proovis küll protesteerida, aga ma ütlesin, et ei, me ei kasuta seda niikuinii, las ta olla minu juures. Ja las ma kasutan seda natuke. Nii, ma võtan kõigepealt esimese kommi endale. Vaatlemine ilma hinnangut andmata, ütleb Jiddu Krishnamurti, on inimintelligentsuse kõrgeim vorm. Vot nii. Vaatlemine ilma hinnangut andmata. Jill jälle, Jill on mul üks inspireerivamaid õpetajaid. Muidugi ma õpin teistelt ka, aga tema ütles ka jälle, et nagu kutsuda lindu linnuks on juba tegelikult hinnangu andmine. Et kui me saaksime, tšau, Eleri, kui me saaksime niimoodi vaadata. Sa vaatad niimoodi, et sa ei ole päris videos sees, sest mul on ikkagi nagu 0 vaatajad. Heli on hea, ütle mulle. Eleri, ütle, kas heli on hea? ja siis küsi oma number 1-56, nii. Nii et täna ma otsustasin ikkagi, näe, taga, tšau. Andke mulle nüüd teada, kes esimene on, kas heli on okei. On mind ilusti kuulda. Suaer, okei. Vist on super slängis või? et täna ma olen toas, jah, sest meil vihma sajab terve päev ja siis jah, ja kuna mu telefon on siin niimoodi, ma unustasin oma tripoodi Scotti juurde, siis super, just, siis mu telefon niimoodi seisab siin niimoodi kuidagimoodi, balansseerin teda siin kastiga. igavesti äge. Nii, 42 Helerile. Eda küsi ka oma number. Gilbert Keith Chris Chesterton ütles 5. Armastada mida või keda iganes on aru saada, et sa võid selle kaotada. Natukene kurb. Näe, said ka sisse juhu. Kas sa pole enne sisse saanud või? Et see on iga pühapäeval. Kolmapäeviti me teeme energiapanuseid, et see on nagu see Google Meeti kaudu, et siuke nagu erinev ruum, aga see on siuke live, seda saab vaadata, igaüks saab vaadata seda. Nii, küsi eda, küsi oma number 24, 42 ja 24. Okidoki. 24 on Access Consciousnessi küsimus. Mida mul on vaja tunda, teada, olla ja aktsepteerida, et olla võimeline, siis milleks sa soovid võimeline olla. Et võid ka lihtsalt otse küsida, et noh, ära võtta see võimeline üldse seda ära ja mida mul on vaja tunda, teada ja olla ja aktsepteerida, et mul oleks see näiteks. Et see on väga hea küsimus. Sellega ma olen loonud päris palju asju oma ellu. Nii, aga jah, et siis täna ma tegin tegelikult sinna energiatega mängimise töötuppa ühe video paar päeva tagasi, kus ma nagu küsisin, et kumba videot ma teen. Aga siis kuna keegi ei vastanud, siis ma otsustasin, et ma teen selle ikkagi, et kuidas leida ühendust. Ja see on nii pikk, see kunagi ma laupäeva laivi vist tegin ühes osas selle ära, et ma pärast panen siia lingi sellele videole ka, aga see on nii pikk, et ma mõtlesin, ma teen selle 2 osas, nii et täna tuleb esimene osa ja siis järgmine pühapäev teeme teine osa ja teine osa siis on nagu konkreetne harjutus, mida sa saad teha inimesega, kes soovib nagu seda harjutust teha. Näiteks mina tahaksin seda Scottiga teha, et seda ongi hea teha partneriga. Et see peab olema keegi, keda sa väga usaldad ja kes sind usaldab või keda sa tahad usaldada ja nagu tahad leida ühendust. Aga et siis jah, et miks üldse ühendust
et nagu on erinevaid põhjusid, miks meil võib olla raskusi inimestega ühenduda. Ja miks teistel inimestel võib olla raske sinuga ühenduda. Ja siis selles videos ta siis annabki nagu selliseid nõuandeid, et kuidas inimestega ühenduda. Et miks üldse on vaja ühenduda, on ju, et noh, hi, bye, 78. Okei, ma annan Scottile sellega. That's so cute that you came. 78, you want Estonian or English? Okei, mul ei olegi, I don't have in Estonian 78. 78 is, 78 on tegelikult minu sünniaasta. Life's a song. Sing it. Hi, bye. Nii, tšau Anne, number 11. Et selles maailmas kõige valusam seisund on tegelikult eraldi olemine või siis see nagu ühendusest lahti olemine. Et meil ongi tegelikult nagu, miks üldse on võimalik, et nagu inimesed teevad üksteisel haiget, sest me ei tunne ühendust. Et nii, Anne, number 11 sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Et mina panen alati selle, mida ma tahan, et kajama jääks lõppu. Miks ma ei näe, et keegi vaatab? Mul on 0 vaatajat, aga samas kõik siin kommenteerivad. Kas te nagu ei ole seal videos sees päris, nagu vaatate niimoodi nagu selles nagu eelvaates või kuidas? Mina ei tea. Imelik. Ei näita mul. 0 vaatajat, aga kommenteerijad on väga huvitav. Et jah, et nagu see on ju see ka, et kui me nagu soovime, on ju, midagi luua maailma, siis meil tuleb ise olla see, on ju. Nii et kui me soovime näha ühendust maailmas, siis võib-olla meil tuleb olla ise ühendust leida inimestega. Et ühendust on leida, isegi kui nagu ise enda jaoks ei soovi, siis näiteks kui sa oled, meil on vaja üksteist, me ei saa ju elada päris üksi, on ju. Sinu näitab, et 3 silmapaari vaatab. Väga huvitav. 4. Aha, okei. No igal juhul, hakkame pihta. Nii et siis esimene asi, mida Thiel soovitab, et anna inimesele, kellega sa soovid ühenduda oma tingimusteta jagamatu, fokusseeritud kohalolu või tähelepanu. Sa kingid neile oma täieliku teadlikkuse, ehk siis sa oled täielikult niimoodi nagu fokusseerud neile. See pole mitte enda peale sundimine, vaid enda kinkimine. Number 2, kasuta kehakeelt, mis on talle avatud. Naerata. Tšau, Monika. Küsi oma number, keera oma rindkere tema poole, ehk siis ja tegelikult vaata sellega seoses mul tuleb see meelde tegelikult, et vahel on nagu intervjueerides on tegelikult hea natukene niimoodi nurga all hoida, et see nagu annab inimesele mitte nagu siukse nagu tähelepanu, et nagu aitab ta natukene mugavamalt ennast tunda. Aga kui sa kellega ühenduda soovid, siis keera kogu rindkere tema poole. Pane tähele, et su käed ja jalad ei oleks ristis. Ristis me oleme kinni, suletud on ju. Et paneme seda tähele, et me tahame anda talle teada, et me oleme avatud. Nii, number 3. Ole temast huvitatud. Saad rohkem sõpru, olles teistest inimestest huvitatud, kui proovides teisi saada endast huvituma. Õpi nende kohta. Võid ette kujutada, et lood nende kohta mentaalset kasutusjuhendit. See mulle meeldib. Aha, Heleri töötab nii, Monika töötab nii, Anne töötab nii, Eda töötab nii. Energia, mida välja annad, peaks olema, et sa tõesti tahad nendega suhestuda. Mitte neilt midagi saada. Kui sul pole tõesti huvi inimese vastu, kellega püüad ühenduda, lõpeta see püüdmine. Kõik on võimelised aru saama, kuidas sa tõeliselt tunned. Enamus lihtsalt ei ole piisavalt julged, et seda välja öelda. Number 4. Otsi välja, mis on teis ühendust, mis on teis ühist. Tehes erinevaid asju, elades erinevat elu, on väga raske ühenduda. Aga kui meil on midagi ühist, näiteks tennis või näiteks laulmine või näiteks tantsimine või näiteks, ma siin avastasin eelmine reedel, üks tüdruk tuli meilt midagi küsima, et kas ta saab midagi soojendada ahjus ja siis me hakkasime rääkima, ma küsisin, mis ta nimi on, ta ütles, tema nimi on Scarlett, ma ütlesin, Scarlett O'Hara ja siis me hakkasime rääkima raamatutest. Nagu täitsa huvitav, niimoodi leiame
ühiseid teemasid. Et siis see on see, millest me räägime. Pane tähele, mida teine inimene räägib, et ära tunda, mis see ühine asi on. Ja Monika, küsi oma number, siis ma reklaamipausi ajal saan öelda. Number 5, sihi intiimsuse poole. See ei ole pealiskaudne asi. Intiimsus on olla teatud, kes me tavaliselt oleme. Ehk siis mitte nagu ainult on ju väljaspool nagu kodu ja väljas nagu ainult ühes situatsioonis, vaid kes me siis ka oleme, kui me ei ole nagu selles moodis, nagu näiteks siis, kui ma nagu lähen müüma, siis ma olen oma müümismoodis, on ju. Aga intiimsus on olla teatud, kes me tavaliselt oleme ja teades teist inimest selline, kes nemad tõeliselt on. Et kui sa oled huvitatud pealiskaudses suhtes, siis olgem ausad, sa ei ole tegelikult ühendumisest huvitatud. Intiimsus ei ole seks. Seks võib olla intiimne, aga kui me poolitame sõna intimacy, inglise keeles intimacy, 7 ja 11 sain, siis see on sõna otseses mõttes nagu into me see, minu sisse nägema, on ju. Nii et praktiseerides intiimsust, praktiseerime me teise inimese sisse vaatamist, nägemist, tundmist, nende mõistmist. Intiimsusega on sul jagatud kogemus emotsionaalses, mentaalses ja kui sa selleks oled kutsutud, siis ka füüsilises läheduses. Number 6, küsi küsimusi. Inimene, kes ei taha vastata küsimustele, ei ole teadlik ühendusest või sõna otseses mõttes ei taha seda. Sa saad arendada suhet kellegagi, kes kardab intiimsust, aga tahab seda. Aga on peaaegu võimatu arendada ühendust kellegagi, kes sinuga ühendust ei taha. Ole kindel, et inimene, kellega soovid ühendust leida, seda tõesti soovib. Kui soovid ühendust, ära veda oma aega püüdes kedagi veenda endaga ühenduma, vaid leia keegi, kes seda soovib. Küsi küsimusi, mis avavad tema sügava sisemaailma. Küsi arvamusi, küsi uskumusi, mis talle meeldib, mis ei meeldi, mis on tema unistused, mis on tema raskused. Sa tahad seda inimest tundma õppida kõige sügavamal moel, mis on võimalik. Küsides küsimusi, aga vältides ise neile vastamist, siis see võib tunduda talle ülekuulamisena. Et mõned inimesed küsivad küsimusi, aga selleks, et nad saaksid ise endast rääkida. Kas see on ühendumisele takistuseks? Hiljem ta toob selle uuesti välja, selle sama punkti. Number 7. Kui ta räägib sulle endast, võta ta täielikult vastu, ilma proovimata teda korda teha või tema meelt muuta. See on minu jaoks alati see. Miks sa nii mõtled? Mine tee nii ja naa. Et sa tahad neid täielikult kuulata oma südamega, silmadega, kõrvadega ja meelega. Suur osa ühendumisest on pakkuda selleks turvaline paik. See on mõlema poole vastutus. Inimesed kardavad enda tõelist olemust sulle näidata, sest nad kardavad tagajärgi. Ole nii, et ei oleks tagajärgi. Et isegi kui sa nende arvamusega ei nõustu, kohtle nende arvamust kui midagi, mis on neile oluline ja tuleta endale meelde, et sellel on põhjus, miks nad nii tunnevad. Vaenulikkus tapab ühenduse. Eestlastel on hästi see, sa pead nii mõtlema, nagu mina mõtlen, kui sa nii ei mõtle, siis ma vaidlen sinuga elu lõpuni. On ju? Mäleta, et inimesed vajavad üle kõige, et nende emotsioonid oleksid vastu võetud. Kui soovid rohkem teada, kuidas suhetes emotsioonidele läheneda, võid vaadata Thieli videod Emotional Wake Up Call, mis on tegelikult ma vist ei ole selle kohta veel teinud videot, see on üks tõeliselt hea video, nagu tõeliselt informeeriv video. Minu jaoks vähemalt see, ma olen seda vaadanud mingi 3-4 korda vähemalt, ma pean seda uuesti vaatama. Et nagu see on nagu
hästi hea tegelikult. Tuletage mulle meelde, ma teeksin selle kohta eestikeelse video. Emotional wake up call. Number 8. Algata. See on nüüd eriti tõene meeste puhul, et kui oled mees ja sa ei algata, siis oled oma polaarsuse teistpidi pööranud, minnes puhtalt passiivsesse ja vastuvõtvasse seisundisse. Meile meeldib inimestega ühenduda, aga me tavaliselt ootame, et nemad meie juurde tuleks. Et minul ei ole probleemi sellega, et nagu inimestele vala sisse sõita, nii öelda. Sellepärast ma ka müün oma mahlu nii hästi, sest ma küsin kõikidelt, keda ma tean, et ta ei ole veel minu mahlu püüdnud, nagu proovinud või ma ei tea, ma ei mäleta, siis ma küsin, hei, et nagu sooviksid sa nagu proovida minu mahlasid või siis lihtsalt nagu hei, et nagu võtta ühendust, et halloo, et kuidas sul läheb, naeratada vastu tulijatele. Aga see ei ole kõikide jaoks nagu lihtne. Nii et ta tegelikult soovitabki, et me peaks sellest üle saama. Kui me teeme varjutööd tõrjutuse peale, ehk siis kui me tunneme ennast tõrjutuna ja me teeme nagu varjutööd sellega seoses, et me tunneme ennast tõrjutuna, hakkame me minema kohtadesse ja inimeste juurde, kellega me tegelikult tahame ühenduda. Ja see on meie ainus võimalus see ühendus leida. Meil tuleb minna nende inimeste juurde, kellega me soovime ühenduda. Nii, siin on üks saladus. Peaaegu kõik siin maa peal tunnevad ennast ebakindlalt ja kardavad esimesena rääkida. Nii et see võid väga vabalt sina olla, kes esimesena räägib. Et no on ka võimalik tegelikult enne, kui sa suu lahti teed, on võimalik näha juba kehakeelest, et kas ta soovib sinuga ühendust ja ta lihtsalt natukene kardab või ta nagu tõsiselt ei soovi, nagu sa näed ära inimese kehakeelest, on ju. Number 9. Ole aus, tõeline ja autentne. Läbipaistvus on võti, kui me räägime tõelisest ühendusest. Suurepärane viis leida ühendust kellegagi on teha neile kompliment. Aga see peab olema aus, et nagu mitte nagu ära proovi valetada. Kui sa pole aus, siis inimene tunneb selle ära. Meil ei ole võimalik fassaadi üleval hoida igavesti, nii et kui lähed inimesega ühendust otsima, ära mõtle ka seda, et kuidas olla oma parimas vormis, et nagu kui me läheme või üleüldse me läheme kohtingule või kui me nagu kohtame kedagi, kes meile meeldib, siis me tahame olla ise kõige parimas vormis. Aga tegelikult tuleb olla selline, nagu me oleme, sellepärast et kui me tahame leida ühendust, aga näitame ennast ainult parimas valguses, siis juhtub see, et hiljem selgub, et nad armastavad ainult seda fassaadi ja mitte meie tõelist olemust. Nii et see on juba hukule määratud suhe. Nüüd ta ütlebki, et parem on saada sellega kohe ühele poole, kohe alguses, selle näite, kes sa tõeliselt oled. Ja siis hiljem ja siis jäävadki alles ainult need inimesed sinu ümber, kes tõelist sind armastavad. Ja usu mind, armastavad ikka. Isegi kui sa näitad neile, kes sa tõeliselt oled, ikka on inimesi, kes jäävad sinuga. Inimesed on tundlikud energiale, isegi kui nad ei tea seda. Kõige hirmutavam asi maailmas on teesklus. Nad tunnetavad, kui sa käitud, näitled ja ütled ühte asja, aga tegelikult tunne, mis on selle all, on sellele vastupidine. See on nagu äratuntav. Inimene tunneb, et midagi on siin valesti. Nii, ma ütlen veel selle ja siis teeme reklaamipausi. Võib rohkem numbreid ka küsida, kes on juba küsinud. Number 10. Ole avatud. Lase endal olla kui avatud raamat. Avatus on emotsionaalne heldus. See ei aita sul teistega ühenduda, kui oled iseendaga mingil moel ihne. See on huvitav. Ja kui sa tõesti tahad olla kellegagi ühenduses, pead sa neil laskma tulla üleni sinusse ja minema üleni neisse. Ja see loeb haavatavuse ruumi. Haavatavus on väga hirmus, aga me ei ole kunagi võimelised ühendume, kui me pole piisavalt vaprad, et selle haavatavusega riskida. Olgem ausad, elades teisest lahti ühendatuna, isoleeritud ja sisemiselt üksikuna, siis nendegi kaotamine ei ole väärt riski. Isoleeritus on muide kõige valusam asi, mida inimene saab kogeda. Nii ma lähen siit edasi peale reklaamipausi. Nii, Monika 7. Number 7. Maagia on uskumine iseendasse.
on üks mu lemmikutest. Kui sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Ja see on maagia ja see on ilusti seotud tänase teemaga. Ja number 11. Sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Vaata, kui huvitav, see juba enne tuli ka. See on tänane teema. Sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Kuidas me saame täna kedagi oma sõnadega tervendada? Sorry. Nii ja number 10 edale. Oluline pole, mida sa ütled, vaid energia selle taga. Vaata, kui huvitav. Kõik läheb ilusti teemasse. Et nagu isegi kui sa ütled, et nagu, ma toon alati selle näite, et nagu kui su toon on selline, sa numptsikukasakana, siis sa võid öelda mida igale. Ma tapan su ära, sa numptsikukasakana. Kui sul on armastav toon, siis keegi ei usu, et sa tapad ära. Aitäh, Monika. Nii. Oih, ma tunnen, et ma olen täiskäigul siin praegu. Natukene. Rahuneme maha. Kuidas teil kõigil läinud on? Muide, ma panin oma pudelile uue kleepsu. Eelmine oli ära kulunud ja see on minu Purple Joy joogi pealt. See on lilla jook. Prepare your mind to receive the best that life has to offer. Üks minu lemmikutest, et valmista oma meel vastu võtma parimat, mis elul on pakkuda. Nii mõnus. See on üks mu lemmikutest. Inglis keeles on mul see number 77, nii et kui keegi küsib 477, mul on et kuidas on elada sellisest energiast, et nagu valmistame alati oma meele ette võtma vastu parimat, mis elul on pakkuda. Mõnus. Nii, jätkame. Nii, kui ta ütleb, nüüd räägime sellest avatusest, et oleme avatud, et kui sul on vastupanu avatusega, siis mõtle välja, mida sa proovid peita ja miks. Mille üle sul on häbi või mida sa kardad, et juhtub, kui sa ennast avad. Ainus põhjus, miks sa kellegi eest midagi peita püüad, on see, et sa kardad tagajärgi. Ehk siis, kui sa arvad, et inimene, et võib-olla kui sa nagu ütled talle, et midagi, mis sinu minevikus või midagi, mida sa kardad või mille pärast sul on häbi, et siis ta läheb ära su juurest. Kas sa tõesti peaksid tundma häbi mingi aspekti tõttu endas, mis on tõde? Sa ei saa peita asju inimeste eest igavesti. Kiil ütleb, et see on parem on öelda inimesele kohe, selle asemel, et leida illusioonid purustatuna hiljem. Pealegi, sa ju otsid kedagi, kes tahab terve sinuga ühenduda, kogu sinuga, kogu sellega, kes sa tegelikult oled. Ühendumise tõeline mõte on leida keegi, kes saab olla sinuga täielikult positiivses ja negatiivses. Mitte kellegagi, kes vajab sind kogu aeg positiivsena, et ta sind armastada saaks. See on tingimustega armastus. Kaasa nad oma ellu, need negatiivsed ja vahel informatsiooni pakkumine enda kohta, isegi kui seda ei paluta, aitab teistel inimestel tunda ennast sinu poolt kaasatud ja tahetud. Näita oma kirge. See avab teisi sinu suhtes ja aitab neil tihtipeale tunda end inspireerituna ja võimekana. Number 11. Suhestu nendega. Ole kaastundlik ja leia viise, kuidas nende reaalsust valideerida. Valideerida neid inimestena, nii nagu nad on. Nagu sina soovid, et sina oleksid valideeritud samamoodi, näita seda teistele. Palju rõhku on pandud ideele, et ei ole hea mõte ennast teistesse sulandada, nii et sa nende emotsioone tunned. Aga Thiel sellega ei nõustu. Ta ütleb, et see on probleem ainult siis, kui me ei soovi emotsioone tunda või kui meie oma identiteet on ebakindel. Aga kui me soovime kellegagi tõeliselt ühenduda, peame me olema valmis tundma, mida nemad tunnevad. Teadma, mida nemad teavad. Nägema, mida nad näevad.
jah, see kõlab hirmutavalt, aga see on ka avatud uks ühendusele. Me peame olema valmis nende kingades kõndima nii-öelda. Abiks võib olla visualisatsioon, kus me kujutleme end sõna otseses mõttes nendeks olemist. Ehk siis mitte nende poole aeda üle minema oma uskumuste ja vaatenurkadega, vaid me paneme ennast nende olukorda sellega, kuidas nemad nagu on elanud, nende arvamustega ja vaatama maailma läbi nende silmade. Ja siis me saame tunda seda, mida nemad tunnevad. Et see on tegelikult võimalik küll. Eriti tähelepanelik tuleb olla sellega, et vahel, kui meile tundub, et me suhestume kellegagi, siis tegelikult kasutame me lugu, mida nad meile räägivad, et rääkida oma lugu. Me pole tegelikult huvitatud, mida nemad räägivad, vaid kasutame seda kui sissejuhatust oma loole. Et seda oleme rohkem huvitatud, kui nemad kuulevad meie lugu, kui et lastes neil olla kuuldud ja mõistetud. Ta toob siia näite, et keegi väljendab, et näiteks, et tema ei ole kunagi oma perekonda tundnud. Ja siis näiteks me hüppame sisse ja hakkame, kui kahju, et aga mina armastasin oma perekonda ja mina armastan nii väga oma pere, nad on nii lähedad, eriti mu ema. Ma ei tea, mis ma oleksin ilma nendelt, et nagu nüüd sa hakkad oma lugu rääkima, et selle asemel tegelikult olla temaga kohal, tema selles probleemis, temal ei ole ühendust oma perega ja siis nüüd see paneb teda tundma ennast tähtsusatuna ja et sa lihtsalt kasutad teda lavana, et ise seista ja kireda nii-öelda. Et kui sa tahad, et nemad hooliksid sinu kogemusest, pead sa nendest ka tõeliselt hoolima. Nii. Number 12. Ole tähelepanelik ja teadlik teise inimese suhtes. Ole oma armastusega demonstratiivne. Enamus meist, isegi kui inimesed meile meeldivad, me ei näita seda tegelikult välja. Me ei demonstreeri seda ja samal ajal eeldame, et teine inimene teab, et me neist hoolime. Me peame selle lõpetama, kui tõeliselt ühendust soovime. Meil on vaja tegelikult panna energiat sellesse, mäletada olulisi kuupäevi, mäletada asju, mida nad on meile rääkinud, olla kindlad, et me õpime neid piisavalt tundma, et teada, mis neile meeldib, et neile neid asju pakkuda. On vaja nendega kvaliteetaega veeta. Ära tunda, et neil on vaja kallistust ja neile seda anda. Tee neist prioriteet oma elus. On raske ühenduda kellegagi, kui sa jätkuvalt annad neile sõnumi, sa pole mulle tähtis. Ole kindel, et inimesed, kellega sa soovid ühenduda, on tegelikult tähtsal kohal sinu elus. Ole abivalmis seal, kus saad. Aga enne kui kedagi aitad, küsi endalt, et kui ma neid aitan, millise sõnumi ma neile saadan. Kas nad võivad tunda, et ma proovin neid parandada, et miski neis ei ole okei, et kui see on see, siis mõtle natukene, aga kui see ei ole see, kui sa ei proovi neid parandada, siis aita aga. Või aita viisil, mis annab teada, et sa lihtsalt soovid neid õnnelikuna näha. Ja Thielil on ka video to help or not to help, aidata või mitte. Ma ei mäleta, kas ma tegin selle kohta eestikeelse. Nii, number 13, varsti hakkame lõpetama ka. Praktiseeri südamlikkust ja soojust teiste inimeste suhtes. Inimesed on väga tundlikud energiale. Kui praktiseerid soojuse saatmist ja armastuse saatmist, saab sellest kutse sinuga ühenduda. Nüüd ta toob ilusti meile ühe mõnusa harjutuse siia. Näiteks tänaval kõndides, täiesti võõrastest inimestest möödudes, hakkame fokusseerima taotluslikult sellele ühele inimesele, nagu vaatad, keegi tuleb sulle vastu, vaatad seda ühte inimest ja otsi midagi, mida sa selles inimeses väärtustad või armastad.
ja mentaalselt seda tunnistades ütled endale, ütled lihtsalt, sa ei pea seda talle ütlema, aga ütled seda iseenda sees. Ma armastan sind selle eest ja siis lisa, miks see sulle meeldib ja lõpeta, ma armastan sind selle eest. Näiteks siis ta ütleb neid sõnu öeldes, kujutle, kuidas saadad selle energia oma südametšakrast nende poole. See on nähtamatu sõnum nende südamele. On nii armas. Näiteks sa möödud naisest, kes on oma lapsega ja sa võid omale öelda mentaalselt nagu talle öelda. Ma armastan sind selle eest, kuidas... Unustasin oma... Lähen korra välja. Ma unustasin oma need Messengeri notifikatsioonid kinni panna. Nüüd ma näen, et mul on 3 vaatajat. Võib-olla isegi rohkem. Mine tea. Tšau, kes on tulnud? Küsige oma numbrid 1-56-ni. Nii, et näiteks sa näed tänaval näiteks naist lapsega ja sa ütled näiteks midagi sellist, mentaalselt enda sees. Ma armastan sind selle eest, kuidas sa oma lapselt käest kinni hoiad. Sest ma näen, et sa hoiad ja armastad teda viisil, mis aitab tal ennast turvalisena tunda. Võib-olla sa ei oska seda isegi nagu ma ei suuda niimoodi sõnadesse panna seda. Aga nagu see võib olla mingi selline tunne sinu sees. Et siis nagu tunne seda tunnet ja siis nagu saada talle see mentaalne sõnum. Et turvalisena tunda, ma armastan sind selle eest. Ta ütleb, et see saab olema su vaikne praktika nii paljude inimestega, kui saad, aga on parem valida näiteks välja 5 inimest, kellele saad anda oma jagamatu tähelepanu, et sa tõeliselt tunneksid tänulikkust ja armastust nende suhtes, kui et näiteks valid 20 ja annad neile nagu mõõdukalt tähelepanu. Et nagu mine parem sügavuti, et nagu vaata näiteks otsi 5-6 inimest, kelle sa suudad seda niimoodi teha. Nüüd, mis ta ütleb, selle praktika boonus on see, et sellega põhjustad sa kollektiivses teadlikkuses nii-öelda laine ja võid saada üllatuse osaliseks, kui erinev su suhtumine inimestega saab olla suhtlemine inimestega. See on sügava ühenduse pealiskaudne külg. Minul on näiteks, kui ma linnas kõnnin, siis inimesed, kes juba lihtsalt näevad mind, ma juba näen, et nagu näevad teistmoodi mind. Et nagu tõsiselt ma nagu, see on lihtsalt ilus. Seda on ilus vaadata. Nii. Nüüd ta hakkab rääkima sellest harjutusest. Ja see tuleb järgmise pühapäeva sesse. See on see, ma ütlen nagu alguses, natukene annan nagu seda teaser, väikest õrritust või nagu sükest, et nagu järgmiseks korraks, et see on tehnika, millega saame üksteise hingesid ühendada. Et hoiatan, et see harjutus on mitte ainult keeruline, aga ka äärmiselt ähvardav meie egole. Põhimõtteliselt on see, et seda harjutust teha, peaksid see olema okei mõttega surra. Ta läheb hästi dramaatiliseks alati, aga see võib ka nii olla. See harjutus peab olema tehtud kellegagi, kes absoluutselt tahab sinuga ühendada. Nad peavad tahtma lasta sind täielikult enda sisse. Ja tulema täielikult sinusse. Nii, ma nagu Telegram hakkab ka häältega. Kas see viimane tuli sisse või? Halb on kuuldavus või? Hakib kuuldavus. Kas teistel ka hakib? See võib olla minu interneti viga. Seda ma kahjuks ei saa lahendada. Aga muidu on kuuldav. Kui ma räägin, on kuuldav. Nii, aga see on jah siis... Nii et ära proovi kedagi selle harjutuse sisse püüda. See on siis, millest ma teen järgmine pühapäev. Kui sa soovid varem seda harjutust teada, siis ma panen siia selle... kunagise laupäeva laivi lingi, siis seal peaks olema see ka sees. Et pead lihtsalt lõpsema nii kaua, kuni see harjutus tuleb. Aga täna hakkame tegema energiajoondust. Vaata, mis meil kell on, 36. Nii. Valmis. Kas kõik on valmis? Andke siis teada, kas kuuldavus on okei. Ma võtan nüüd mikrofoni kätte. Peaks tegelikult panema teid.
kuidas ma saan teid panna vaatama loodust? Mul on kolibrii seal akna taga. vaatame äkki, läks ära. kuna mul seda tripoodi täna ei ole, siis on natukene jama. Ma lihtsalt hoian niimoodi. Noh, ei ole mulle keegi öelnud midagi. Keegi teine ei ütle midagi. Eda ütles, et kuuldavus hakib. Nii, leia maale mugav asend, võta lonks vett, enne kui pihta hakkame. Nii. Okei. Hakkame hingama mõnusalt pehmemalt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem ja rohkem. Paneme silmad kinni. Lõdvestame oma keha järjest rohkem ja rohkem. Laseme oma jalataldedest. Oma energeetilised juured kasvavad maa südamesse, armastuse keskusesse. Tunneme seda armastust läbi oma juurte, kuidas ta tuleb tagasi meie sisse, meie kehadesse. Ja iga südametuksega laseme selle armastusel meie kehas laiali valguda. See armastus jõuab igasse soppi, mis vajab armastust, igasse rakku, igasse aatomisse, igasse osasse, kõikidesse osadesse meie kehas, mis vajavad armastust, kohalolu. Lõdvestume selle sisse, selle mõnusa olemise sisse. Ja avame ka oma kroonchakra oma pealael ja võtame vastu ühenduse oma kõrgema minaga, oma kõrgema teadlikkusega. Kuidas see siis on? Sa võid seda näha kui nagu kiirena, valge kiirena või lilla kiirena, energia kiirena enda sisse, enda tšakrasse sisenemas. Ja lõdvestume selle olemise sisse. Hingame ja lõdvestume. Ja nüüd kujutame enda ees kedagi, kellega me soovime ühenduda. See võib olla keegi teine, aga see võib ka olla tegelikult meie ise. Ehk siis kujutleme ennast peegli ette või lihtsalt vaatame iseennast läbi oma kõrgema teadlikkuse. Ja kui meil on keegi teine, kellega soovime ühenduda, siis kujutleme teda enda ees. Ja tunne, kuidas sa avad oma südame. Avad talle oma südame. Ja tunneta seda, pane tähele, et sellega kaasneb haavatavus. Aga tee seda ikkagi. Praegu sa oled siin turvalises ruumis. Keegi ei saa sulle haiget teha. Kui soovid, võid siia kutsuda kellegi energia, keda soovid, näiteks inglid, meisterõpetajad või keegi, kes on olnud toetav sinu elus. See võib olla loom, see võib olla esivanem
või keegi sinu sõber. Kutsu tema energia ka siia, kui soovid. Ja avame oma südame talle, sellele inimesele, kellega sa soovid ühenduda. Või see ei pea olema inimene, see võib ka olla keegi muu. Ja vaatame teda ja paneme kogu oma fookuse talle. Ja hakkame teda nii-öelda sisse võtma, sisse hingama nüüd. Kõik see, mis ma siin enne just rääkisin, nagu tuleta kõik see meelde, kuidas see siis on. Kui sa lubad endal panna oma tähelepanu täielikult talle. Kuidas see siis on, kui sa soovid temaga täielikult ühenduda? Ja tunne seda, et tema soovib ka seda. Ja lihtsalt võtame selle energia vastu, võtame tema energia vastu. Võib-olla meil tekivad mingisugused teadlikkused tema suhtes, millest meil enne, võib-olla me ei olnud enne teadlikud. Võib-olla meil tekib mingisugune mõistmine, kui me nüüd vaatame teda. Kasutame enda kõrgemat teadlikkust, et vaadata tema sisse, näha teda, kuulda teda ja mõista teda. Sellisena, nagu tema on, mitte nagu meie oleme. Ja hingame seda sisse, võtame selle energia endasse ja laseme selle endasse nii-öelda sulanduda. Võtame selle vastu ja lõdvestume sellesse olemisse. Lõdvestume, hingame ja võtame vastu. Ja tunneme, kuidas me saame järjest rohkem ja rohkem teadlikuks, mis meil on võib-olla vaja teha või olla. Ja kuidas me saaksime rohkem ühenduda temaga, iseendaga ja kogu universumiga. Kuidas see siis on, kui me lubame endal ühenduda? Kui me lubame endal ühenduse vastu võtta. Hingame ja lõdvestume selle olemise sisse ja hakkame seda energiat avardama. Seda teadlikkust, seda mõistmist, seda olemist. Avardame seda igas suunas järjest kaugemale ja kaugemale ja hakkame ise ka koos selle teadlikkusega, koos selle energiaga, hakkame ise ka avarduma. Lubame endal olla see avardumine igas suunas. Lõdvestume selle avardumise sisse. Lubame endal olla see avardumine. Lubame endal olla see avarduv ühenduse leidmise energia. Kuidas see siis on? Kuidas on olla täielikult ühenduses iseendaga? Kuidas on olla täielikult ühenduses kõigiga, kellega me soovime ühendust leida? Kuidas on olla harmoonias ennast ümbritsevaga?
kuidas on aktsepteerida iseennast ja kuidas on aktsepteerida ja valideerida teisi inimesi meie ümber. Kuidas on leida järjest rohkem mõistmist ja teadlikkust iseenda suhtes ja teiste suhtes. Ja mida see nüüd loob? Lubame endal sellesse energiasse sulanduda. Lubame endal olla see energia. Lubame endal seda energiat avardada. Igas suunas aina kaugemale ja kaugemale. Igavesti. Ja jätame selle ruumi enda sees avatuks, avardumises, armastuses, kohalolus, iseendaga ja ennast ümbritsetavate inimestega ja kogu universumiga. Aitäh. Aitäh, 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 aitäh. Võtame veel mõned hetked ja oleme selles avardumises. Ja kui oled valmis, siis tunne, kuidas sa võtad kogu selle energia enda käte vahele, pea kohale, enda pea kohale, moodustad sellest energiasamba. Ja siis lased sellele endasse salvestuda, ankurduda. Nii mitu korda, kui vaja on, kogume kogu selle energia enda pea kohale kokku energiasambaks. Ja välja hingates laseme selle endasse salvestuda, ankurduda, saada osaks meist. Nii mitu korda, kui vaja on. Ütleme aitäh kõikidele kõrgematele jõududele, kõikidele energiatele, kes siin meie ümber olid, meid selles protsessis toetamas. Ja laseme nad nüüd vabaks. Kui soovid, võid sulgeda oma kroonsakra. Ütleme aitäh emale maa ja tõmbame oma juured tagasi ema maa südamest. Suure tänutundega. Aitäh, 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 aitäh. Võta oma aeg. Oled valmis, ava silmad. Kui ei soovi, ära ava.
võid jääda sellesse mõnusasse olemisse nii kauaks, kui soovid. aitäh, 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 et tegid, aitäh, et olid, aitäh, et oled, aitäh, et lubad endal olla see avarduv olend, kes sa tegelikult oled, teha endal neid avarduvaid energiajoonduseid. kui soovid personaalset meditatsiooni, võta minuga ühendust. kolmapäeviti teeme energiapanuseid. tunne, et ma nüüd lähen ka magama. mul on, mis kell mul on praegu? peaaegu 1. ei saa veel magama minna. loodetavasti oli kuuldavus okei. praegu näitas mulle, et aeglane ühendus. Nonii, kas kõik jäid magama või? väga hea, kui jäid magama. okei. Nonii. eks ma kuulan ise üle, siis ma saan teada, missugune oli ühendus. ahah. okei. mõnusat õhtu jätku või millal iganes sa seda vaatad. ja kolmapäeval kohtume nendega, kes soovivad energiapanuseid. tšau.